Tere hommikust, kellele tere pole saanud öelda. Minu nimi on siis Mikmäe, kes mind näinud ei ole. Siis tänaseks teemaks on niisugune huvitav looga nimega Nutanix. Kui me vaatame praegust seisu tavalises andmekeskuses, siis pilt näeb meil välja enam selline, et meil on mingisugune date server, enamasti jooksvad on mingid hypervisorid, olgu siis enamasti VMware või ka Hyper-V või ka KVM. Nende vahel on mingisugune SAN-igiht ja kõik andmed on siin ühtses tsentraalses kettekassis. Mida see pilt on tore ja harjumuspärane, aga mida ta omaga kaasa toob, on see, et SAN võib olla üsna kulukas ja teisest küljest on teda üsna raske hallata. Ja teiselt poolt on kettekast eraldiseisvana. Ei ole temal erilist läbipaistvust selle kohta, mis toimub tegelikult VMware'is või siis virtualiseeritud keskkonnas. Kui me vaatame tegevust, milleks on näiteks lihtne kette kätte andmine uuele serverile, siis mis see praeguses pildis omaga kaasa toob, on see, et kõigepealt sa lähed oma storage admini juurde. Kui ta on sul sõber, siis ja tal on aega, siis ta teeb sulle kõigepealt lunni. Siis peab kuskil SAN-i juures tegema heal juhul sama isik, kehvemal juhul mõni teine admin tegema tsooningu uuele serverile. Seejärel saab SAN-i admin antud kettad kätte anda ja siis virtualiseeritud meeskonnad ükskord füüsilise serveri kätte võtta ja sinna peale teha siis VMFS-i datastore'i ja hakata ressursse alles kasutama. Nüüd on pointi selles, et Nutanix püüab seda teha natuke varemini. Millel Nutanix põhineb, on niisugune metoodika nagu WebScale arhitektuur. Mida see ennast kujutab? Nende idee on kasutada standard riistvara, ehk siis enamasti x86 serverid ja skaleerus efektiivsus saavutada tarkvara baasil lihtsalt uusi nõudeid lisades ehk skaleeritakse riistvara lisamisega. Mis see endaga kaasab tooma, et ta peab olema endiselt taluma igasugused failureid, sest x86 server ei ole alati töös, aga samas teenused iseenesest peavad jooksma. Kuna sa pidevalt skaleerid seda, siis ta peab olema lihtne hallata ja seda tähendab ka upgrade'e ja võimalikult suuri kadusid üle elama. Kuna asi põhineb erinevate nõudede vahel skaleerumisel, siis on ka siin kaks asja, mida peaks märkida, et skaleeruvus on esimene ja efektiivsus on teine. Sa võid kaotada veidikene efektiivsust selle nimel, et sul oleks parem skaleeruvus. Ja teine asi on, kultuur on as important as infrastructure. Ehk see tähendab, et teataval määral aplikatsioonid peavad toetama antud lahendust. Lisaks võiks antud süsteem teostada health check'e, et ta võiks teada anda, kui tal mingi probleem on. Ja võimaluse korral võiks ta need probleemid ka ise ära lahendada. Kõige lõpuks võiks olla üks hea tore koht, kus saaks kogu lahendust monitoorida. Nagu öeldud, siis WebScale'i puhul me räägime distributeeritud arhitektuurist, ehk siis on ka shared nothing arhitektuur, mis tähendab, et ükski teenus ei tohiks sõltuda ainult ühest füüsilisest tükist. Ehk siis kõik nii data, metadata, konfiguratsiooniinfo kui kõik teenused peavad olema jaotatud klastri vahel laiali. Siin on üks tore kõut VMware Chief Executive'ilt
Paul Maritsilt, mis lühidalt refereerides ütleb, et tema arvates suurem osa praegusest infrastruktuurist, mis asub tavalises andmekeskuses, asendatakse tarkvaraga, mis jookseb tavalistel X86 serveritel. Et mida see endaga kaasa toob, ongi Flutter ehk ühtsemad andmekeskused, mis skaleeruvad lihtsalt X86 serverite lisamisega ja kõik asi toimib võimalikult paralleelselt. Nagu korduvalt mainitud, siis kuna riistvaratükiks on tavaline server, see tähendab, et kogu tarkus süsteemi juures peab toimuma tarkvaras. Et kui me vaatame siis SDDC-d ehk lühidalt, ehk siis Software Defined Data Centrit või tarkvara defineeritud andmekeskust, siis mida see endaga tahab, mida metoodika tahab saavutada, on, et esmeks, et asi oleks lihtne lõppkasutajale, et ta oleks skaleeruv, et antud lahendus suudaks tagada töö kõikidele praegustele workload'ile, sest kui me kogu ülejäänud riistvara välja viskame, siis endiselt teenused peavad ikkagi töötama. Et true convergence ehk siis kõik asjad võiksid olla koos, ühtlaselt jälgitavad, ühtlaselt monitooritavad, ühtlaselt hallatavad. Ja endiselt võiks olla algusest lõpuni kõike võimalik jälgida. Ehk siis lühidalt, mida Nutanix saab teha, on võtta selline pilt ja panna ta kokku sihukudeks. Ehk siis platvormis, kus on ühendatud nii compute osa ehk siis serverid kui storage osa. Et kui me vaatame natukene Nutanixi riistvara, siis seda on ka meil seal olemas paremooses räkis vaadatuna, siis vaadakpoolses räkis. Et mis ta on? Et Nutanixis tuleb kaheosas appliance'is minimaalses konfiguratsioonis ja antud appliance'is on sees kuni 4 nõudi, olenemalt mudelist. Ja mis see nõud ennast kujutab, ongi siis plate serveril on tükike, millel on siis mõned SSD-d, natuke kõvakettaist juurde antud eestotsast, ning siis on mingi hulk CPU-sid, RAM-i ja välisühenduseks on 20 gigast ühendust. Ja lisaks sellele on ka olemas 1 gigase ühendusega mudeleid, aga üldiselt on soovitatav 10 gigane Ethernet. Ja mida Nutanix siis teeb, et ta võtab kõik need nõudid, ühendab nad kokku 10 gigase eetriga ja siis ehitab neile peale klastri, mis ühendab siis kõik olemasolevad ressursid. Ehk siis serverite osa enamasti jääb hypervisori hallata, ehk siis soovitavalt valikus, vastavalt teie enda valikule nii Hyper-V, VMware kui KVM. Ning siis Nutanix hoolitseb selle eest, et andmed oleksid kaitstud ja efektiivselt saadav. Ning lisaks sellele on tagatud ka kõik tänapäeva storage'ist oodatavad feature'id nagu klooni, snapshot'i, replikatsioonine ja scene provisioning ja ka compression and deduplication. Ja Nutanixis ise, kui me räägime skaleerusest, siis ta hakkab pihta miinimumkonfiguratsioonis 3 nõudist. Ehk siis see on selle jaoks, et oleks tagatud andmete kaitstus ka nõudi failure'i puhul. Ja loogilist piirangut tal skaleerusel ei ole. Et võrreldes nagu tänapäevase pildiga, siis saavad enamasti skaleeruma näiteks, kui me räägime storage'ist, siis taede kaupa. Ja kui taed saavad sul storage'ist täis, siis peavad ostma uue kasti. Et kas paned teise kasti kõrvale, mis tähendab, et sul tekib veel üks halduspunkt või siis sa vahetad oma vana kasti välja, mis tähendab migratsiooniperioodi.
et edasi vaatame natukene tehniliselt, mis on siis Nutanix sees. Mis seal on siis ta enamasti jooksutab tavalist hypervisorit. Meie puhul siis SX-i. Kogu tarkus jookseb selle SX-i peal olevas spetsiaalses VM-is nimega controller VM, mis ongi siis, vanas mõistes ongi storage'i controller, mis jookseb sul nüüd VMware peal või siis hypervisori peal. Ja kuidas ta andmeid jagab, on see, et kõik user VM-ide ehk sinu VM-ide küsimus, et mis toimub siis, kui mõni nõud peaks ära surema. Sest tegu serveriga, serverid vahel hooldatakse, vahel kaob pool ära ja mis iganes selline juhtub. Et kui meil üks nõud ära kaob, kus meie VM jooksis, siis andmed on endiselt meil klastri peal laiali. Siis VMware käivitab antud masina teise nõudi peal. Ja siis endiselt, mis võimalik, loetakse lokaalselt, mis üle võrgu ja siis klaster rebuildib andmed. Ja edasi saab järjevus kõik andmed globaalselt tugevdada. Ja samamoodi selles rebuildis, siin on hetkel pildil 2 noodi, aga tegelikult on terve klastri piires. Meil on räägitud natuke sellest controller VM-ist, ehk kui Nutanixi storage controllerist. See on ka küsimus, et mis saab siis, kui näiteks selle controller VM-iga midagi juhtub. Näiteks admin millegi pärast tahab kinni panna või kogemata lihtsalt crash'ib, mida ka ei saa kunagi vältida. Kas sellisel juhul on nagu terve nõud pikali. Kuna controller VM haldab ka lokaalseid kettaid, siis sellisel juhul lokaalseid kettaid enam meie klastri jaoks ei eksisteeri. Aga kuna hypervisor iseenesest on püsti, sest tema saab tegelikult eraldi sisemisel kettal, siis temale tehakse ruut teisele controller VM-i pihta antud data store'i jaoks. Ja siis kes VM-id saavad jätkata oma tööd sama host'i peal, lugedes üle võrgu. Kaua see switchover aega võtab? See switchover reaalselt võtab aega, ma julgen öelda 30 sekundit, siis on nagu selle ajaga on ta tehtud. Et ta on IP-põhine, sellega, et ta ei ole sul nii kiire nagu tavaline FC põhjal multipääs. Et on ikkagi failover, mitte teise pääsile üleminek. Ja siis andmed taastatakse, kui controller VM ei taastu. Nii et see on jah üks koht, seda ma pärast hiljem demos näitan ka, et kui pikalt aega võtab. Aga siis saab nagu ise otsustada, et oleneb aplikatsioonist, kas teie aplikatsioonid sobivad sellise lahenduseks, kas nad elavad nad üle või kas teil näiteks klaster, sellepärast on näiteks klasterdatud aplikatsioonid sobivad väga hästi ja sest, et kui teised nõudnud on elus, siis teenused ei pealt. Edasi natukene kloonidest ja snapshotidest. Et mis kloonimist puudutab, siis VMware puhul kloonid tehakse puhtalt metadatabase'il, et lisaruumi nad ei võta. Ja kui antud juhul hakatakse kloonitud masinat kasutama, siis kasutatakse redirect on first write meetodit. Sama jah. Et see on siis tegu on, kui teha VMware's, on redirect. Ja siis on tal olemas ka natiivsed kloonid ja snapshotid, mida on võimalik schedule-da. Ja need toimub samamoodi täpselt sama, et snapshoti ruumi ei võta ja kui ta teeb klooni, siis ta võtab ainult uute andmeblokkide mahu.
see toimub siis läbi VAI, et selle jaoks midagi eraldi VMRS tegema ei pea. Et siin on siis VDI jaoks natukene üks feature leitud, mis on siis nimega Shadow Clones. See siis põhineb räägitud data locality põhimõttel, ehk siis, et kõik lugemised võiksid olla lokaalsed. Aga kui sul on mõni selline ketas või masin, mis oleks nagu baas sul teiste suuremate kloonide jaoks, nagu VDI-s on, et sul on master image, millest sa teed siis kloone, VDI inimesed kasutavad. Et mida Nutanixi saab võimalik teha, on sul võimalik, et kui leitakse, et antud ketas kasutavad mitmed masinad eri nõudedega, siis ta öelda ja teda ennast ainult loetakse, siis ta margitakse multireaderiks nii-öelda ja kopeeritakse nõuded kõikidesse nõudidesse, kus teda accessitakse, mis tähendab, et endiselt saab lokaalset ligipääsu ning teiseks ei tekita ta ühelegi nõudile hotspoti antud baas-VM-i peal, mis siis tagab ka parema performance jaotamise. Sellele on nagu ikka olemas HDD ja Flashi ala vahel tiering, mis siis ta ei ole schedule data, vaid ta töötab dünaamiliselt vastavalt access patternitele. Ja lisaks sellele, kuna, mis on varem mainimata jäänud, Nutanixi nõude kui selliseid on eri tüüpi. Ja üldiselt sa võid mitut eri tüüpi nõudi kasutada koos ühes klastris. Ja lisaks sellele see klaster, mis sa teed Nutanixi peal ja klaster, mis sul on defineeritud VMRS või siis oma hypervisoris, need ei pea olema üks-üheselt klapitavad. Et sa võid ehitada ühe Nutanixi klastri peale näiteks mitu VMware klastrit ja nii edasi. Et kui on näiteks selline seis, kus sul on näiteks 2 väiksemat nõudi ja 1 suurem nõud ja väiksemad nõudid hakkavad täis saama või on lihtsalt sul mõnedes nõudides suuremad VM-id. Sellisel juhul alates teatud piirist see nõudide vahel erineb. Nendel nõudidel, kui ma vaatasin, siis vähemalt viimase koodiversiooniga oli alates 35%-st hakkas ta balansseerima kettaid. Mis tähendab siis, on, et nii või naa, kui nendel on vähem ruumi kui siin, siis sõltuvad kontrolleri koormusest on selle nõudi prioriteet andmete replitseerimiseks, andmete kaitseks suurem. Ning teisena, mida teeb, on ta vana datat, mida ei accessita, hakkab liigutama tühjadele nõudele. Ja lisaks sellele võib sul tänu sellele olla ka täiesti ilma kasutada VM-ideta nõude lihtsalt storage'i mahu lisamiseks, millel ei pea olema ka näiteks igasuguseid uhkeid VM-vara litsentse. Et sellest piisab ainult, et see kontroller VM on elus ja et ta suudab rääkida teiste kontroller VM-idega. See on endiselt aga jah. Et see toimub samamoodi, et see disk balance, kui on sul ka active, aga lihtsalt suurema storage'i mahu. Et jah, andmete kaitsmise poolest, mis me räägime, siis Nutanix hoidis oma andmetest enamasti 2 koopiat. Võib ta öelda konteineri põhjal, et sa pead hoida 3 koopiat, samuti ka 3 koopiat. Aga selleks saab vaja vähemalt 5 nõudi.
aga kuidas siis endiselt saada andmeid efektiivselt kasutada, on olemas siis nii compression kui ka deduplication. Et kui me räägime compressionist, siis mida tehakse, on kõik kirjutatav data kompressitakse. Et sequential data kompressitakse jooksvalt ja kirjutatakse värsketele ja random data kogutakse kokku uploogi teatud punktidena, siis kompressitakse ja kirjutatakse extend story. Et mis puudutab deduplicationit, siis inline deduplication on siis ainult Flashi osas ehk siis eelpool mainitud extend cache'is, mis tähendab, et ja kuidas toimub, on, et kõik kirjutatav data fingerprinditakse ja siis, kui ta peaks cache'i loetama, siis cache'i loetakse ainult unikaalsed plokid. See on siis inline. Lisaks sellele on olemas ka post-process dedupe, mis siis läbi kasutades MapReduce põhimõtet siis kustutab üleliigsed plokid primaarse storage osapoolele. Muidugi seejuures säilitades andmete kaitstud. Lisaks sellele on Nutanixis olemas natiivne replitseerimine. Et kui me räägime, et suhteliselt pikka aega on olnud olemas asünkroonsed replikad, mis siis on NVL replitseerimine, et sa lihtsalt defineerid talle teise saidi ja siis mõlemad võivad olla ühele replitseerimistööle source'iks ja teisele targetiks. Ehk siis kogu defineerimine käib VM-ide põhjal. Ehk sa ütled, et sa tahad seda VM-i kaitsta, mis antakse teise saiti kätte. Ja siis kui ta on teise saiti replitseeritud, siis põhimõtteliselt ühe klikiga saad ta vajadusel teises saidis taastada. Lisaks sellele on olemas ka igasugused performance'i paranduse meetrikad, ehk siis data kompressitakse ja kõik, kuna tegu on async replikaga, siis toimub snapshot'ide põhjal, ehk siis ainult unikaalsed failid kopeeritakse teist saiti ja seega, et topoloogia replitseerimisel on üsna vabalt valitav. Lisaks sellele viimase koodiga, mis Nutanixi kaasa tuli, oli niisugune feature nagu metro availability, mis on sünkroonne replitseerimine, mis siis võimaldab näiliselt teha stretch clusterit kahe erineva füüsilise asukoha vahel. Et mida ta teeb, on siis, ta on endiselt active-passive lahendus, mitte active-active. Aga ta on see, kui keegi on näiteks tuttav, on sarnane, on näiteks Netapil on samamoodi metrocluster ja sihukeste teenuste põhjal, kus ta siis andmed töötavad enamasti ühes saidis. Kui antud said peaks maha käima, siis antud saidis surnuks kuulutatakse, siis teine said tõstetakse aktiivseks. Aga mis selle juures erinevalt on võrreldes
võrreldes tavalises replikatsiooniga on see, et veemare poolt näed ta sama data story ehk siis veemare jaoks lihtsalt läheb käima HA ja sa saad ilma igasuguste migratsioonitöölistedeta või SRM-ita teise saidi oma kas või automaatselt püsti tõsta. Tekkis küsimus, et kuidas siin niisugust tüüpilist split brain'i ära händlitakse selliselt? Ma ei ole kahjuks, meil on kahjuks ainult üks klaster, et ma ei ole ise mänginud, aga nii palju, kui ma lugenud olen, on kaks meetodit. Esimeseks on lihtsalt manual intervention ehk siis admin ütleb, et see sait on nüüd elus ja tõstetakse seda püsti. Ja seal on, nad räägivad automaatikast, et kui teine sait on surnud. Ja kui mõlemad on elus. Jah, ma saan aru küll, et nagu selles suhtes surnud, et ei on nähtamatud teisele saidile. Et selle kohalt ma ei julge väga täpselt praegu kommenteerida. Et seal ongi, nad on nii palju, kui ma lugenud jah, et on võimalik sisse lülitada selline variant, kus ta automaatselt tõstab teise saidi aktiivseks, aga antud juhul sihukese asjade puhul on mõttekam ta ise läbi mängida või näha mingit konkreetsemat temot antud asja kohta. Et aga üldiselt jah, üldiselt jääb ta hetkel on manuaalne, on kindel. Üks asi on see, et ta on, kuna ta toimib veemare H põhjal, siis idee poolest veemare võiks näha oma, kui ta näeb mõlemat klastri poolt, siis tal ei ole põhjust nagu H-ga masinaid restartida. Ehk siis üks pool ja veel. Oleneb olukorrast nüüd. Jah. Et aga enamasti on manuaalselt ütleda, et jah, et võid teise saidi püsti tõsta. Niisugust varianti ei ole, et on 3 saiti ja siis ongi niisugune koorumi hääletus. Ma saan aru, et fitnessi või niisugust asja hetkel ei ole olemas. Roadmapis võib-olla on, aga ma ei ole kuulnud. Et ma tean, et teistel sarnastel lahendustel ja näiteks EMC Deeplexil, mis on puhas active lahendus, et ongi lahendatud, on 3 saidi koorumiga asi, et kus üks sait siis ütleb, et kumb sait elus on. Et kui me räägime natuke tarkvarast, siis millest Nutanix koosneb, on siis ütleme 5 põhilist tarkvaraplokki. Esimeseks on Zookeeper, mis on siis Apache Zookeeperil põhineb. Ja mis on siis, mille protokolliks on Zeus. Ja see on siis Nutanixi klastri konfiguratsiooni hoidla. Ja Zookeeper jookseb korraga üheaegselt 3 nõudis. Kui mõni nõud peaks ära surema, võetakse uus nõud, suvaline, vastavalt valiku kriteeriumitele, mis siis haldab kogu klastri konfiguratsiooni. Teiseks on Cassandra, mis on siis NoSQL database'il põhineb. Ja Cassandra on siis klastri metadata database, mis siis jookseb üle terve klastri. Et sellel on niisugune teenus nagu Stargate ja Stargate on siis see teenus, mis siis haldab kogu IO liiklust. Ehk siis IO külge öeldakse üle NFS-i ISP-i SMB-ga ja see haldab siis kõiki teenuseid. Ja see on siis Curator, mis siis haldab kogu klastris olevaid MapReduce protsesse, milleks on siis nagu eelpool nimetatud oli deduplitseerimine compression, aga lisaks sellele ka igasugused rebuild'id ja health check'id kontrollitakse Curatori poolt. Viimasena on Prism, mis on antud lahenduse user interface.
saab külge siis kas üle veebiliides ehk pöördudes controller VM-i IP poole või siis üle API. On olemas ka SSH või mulle see täiesti toimib command line interface. Et see on tema pilt, milline välja tema kasutajaliides. Et üldiselt konfigureerimist siin väga teha ei tule, aga ta üldiselt annab väga üldiselt täitsa korralikku infot klastri olukorra kohta. Et sellega nagu näeb hiljemalt täpsemalt pärast pausi. Et siis, mida Nutanix saab teha, tahabki võtta su kogu füüsilise ressursid, panna nad ühte kokku ühte puuli ja siis jooksutada kogu sinu andmekeskust antud lahenduse peal. Ja et kõik oleks võimalikult lihtne, lihtsasti hallatav ja et natukene mudelitest, kui kedagi huvitab, siin lihtsalt on dual-seeria, mis on siis nagu entry level. Ma ei hakka väga pikalt neil peatama, et kui kedagi huvitab, siis on lihtsalt nad siin slaidil lõpus olemas. Siis on 3.0-seeria, mis on nagu niisugune üldine virtualiseerimise tööruum. Edasi on 6.0-seeria, mis on natuke suuremate ketastega ehk suurema kettamahuga. 7.0-seeria on ka lisaks graafikatugi Nvidia K1 saab sisse ja sinna lükata. Edasi on 8.0-seeria, mis on siis kiiremate ketastega mõeldud nagu andmevahelise jooksutamiseks. Ja viimasel on 9.0-seeria, mis on all-flash lahendus Nutanixi juhul. Et üldjuhul saab enamus neid lahendusi kokku panna. Eraldiks on muidugi 9.0-seeria, mis on täiesti iseseisvalt peab olema, sest muidu pole nagu all-flashi lahenduses segatuna teiste juhul ka mõtet. Aga seal on teatud piirangud just enamasti flashi mahu suhtes, et tal peab olema teatud protsentide vahemik, mis on hõivet lubatud kahe erineva nõudi vahel. See on just tingitud sellest, et see klaster peab olema piisavalt tasakaalus, et saada omavahel replitseerida kuumdat datat ja just write. Ehk siis oplock peab olema, et oplock, kuna oplock sõltub SSR suurusest natukene, siis peab olema vastavalt balansseeritud. Siin on natuke pilt, kes on Nutanixit kasutusele võtnud, et ka Eestis on juba esimesed kliendid tegelikult kasutavad. Selline ei ole nagu probleeme, küll alles suht hiljuti võtsi kasutusele. On ikkagi suht uus tehnoloogia, aga seni ei ole nagu probleeme olnud. Seal keskel jookseb 10 giga Ethernet. Oletu, et on see metro setup jälle kahes eri saidis. Kuidas seal see IP väljade teema on? Samas võrgus olema või? Samad võrgus on lihtsam. Okay. Aga saab ka eri aadress välja? No sa mõtled kontrollerite ja kommunikatsioon? Jah. Loen kahte eri saiti. Siis pole... Mis on nõuded võrgule siis, ütleme niimoodi? 5 millisekundit latency. Okay. See on nende nõue. Aga IP-sid sinna otsa nii-öelda... Küsimus on selles, et kui sa teed sünkroonse klastrile, et kui sa hakkad VM-e nagu liigutama ühes sellist teise, et kuidas sa nagu seal nagu, kui sul on eri võrgud saitide vahel, et kuidas sa seda teed, aga see on teine teema, aga selles suhtes Nutanix siis pole vahet, et sa lihtsalt ütled talle, et mis on tema teise saidi IP-d ja siis sa registreerid nagu teise saidi ära, et nii kaua, kui ta saab suhelda, antud pordil on lahti, siis tal ei ole vahet. Et ega jah, metroklassil on ainus nimitud üldiselt on 5 millisekund latency. Aga kahe noodi vahel on ka mingit moodi see likstus ära määratud. Kahe noodi vahel. Kui sul ühes saidis on, selles mõttes, et on nagu 2 riiulit neid. Seda mõtled, et kui sul on näiteks üks 4. plokk ja teine 4. plokk veel.
Nende kahe vahel, et kuidas sa datat jagud, seda sa mõtled? ei, kui palju nagu ütleme nendel nagu see hilistus võib vahel olla? No seal on eeldatud, et too on lokaalne võrk. Et seda ei ole määratud, aga on eeldatakse, et ta ei ole sul kindlasti suurem kui see 5 millisekundit. Et nad on sellist, ta on mõeldud nagu disaini poolest, kui on tõesti nagu suu terve nagu räkitäi, et sul neid siis on mõeldud top-of-rack disainina. Et sul on nagu mitte üle nagu 2 hopi järgmise nõudi kohta pihta lilumiseks. Et nagu et kui sa tahad ühte klastrit jooksda, siis jah, 2 nagu serverruumi eri otsa vist ei ole väga mõtet neid panna. Eriti just see, et kuna ta peab andmeid pidevalt kirjutamisi kopeerima teisse plokki, siis ta lihtsalt hakkab sul üleikselt võrku koormama, et võimalikult palju võiks jääda lokaalsesse switchi. Et see on küll, et kui sul on rohkem kui 3 plokki või rohkem, siis mida Nutanix suudab tegelikult teha, on see, et ta suudab üle elada ka ühe terve 400 ploki failure. See on just see, et kui sul on rohkem kui 3 plokki, siis ta kopeerib oma andmed teistesse nõudesse, mis ei asu samas plokis kui lokaalne nõud. Kui see kontrolliklus käib nii-öelda üle Etherneti ja üle IP, siis seal ei jookse Etherneti peal mingit fabriku protokolli või mingit sihukest asja, või puhas IP lihtsalt. Ja need ühes nagu plokis olevad nõudid, need suhtlevad ka nagu ütleme välja tuleva IP või ta on endaga sees mingisugune? See kaheuudne plokk, see on tema ainus asi, mida ta nõude vahel jagab, on vool. Lihtsalt tal on 2 voolotsa 4 nõudi peal. Midagi rohkemat nõudide vahel jagatud ei ole ploki sees, et sisemist kommunikatsiooni neil ei ole. See tuleb kas läbi välise switchi? Jah, täpselt. Võrgutopoloogiatest ja igasuguste sportchannelitest, et seal on vastavalt sellele, mis sul hypervisor toetab. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis teeks väikse pausi ja peale seda vaataks talle, kuidas ta siin tegeleb.